25-aastane kreeklanna Manuela tuli 2 aasta eest Eestisse praktikale ja jäigi siia. Nüüd töötab ta ehitusfirmas eelarvestajana. Ta tegi ära A2 taseme keeleeksami, kuid plaanib peagi jõuda kõrgema tasemeni. Ma olen õppinud Kreekas ehitusinseneer ja praegu ma töötan siin Tallinnas Maru ehituses. Ja Maru ehitus on Eesti ehitusfirma, siis minu tee on ainult eesti keeles. Õppida eesti keelt oli väga oluline. Ja ma alustasin eesti keele kursustega. Alguses oli väga raske, aga ma olin õnnelik, et ma sain aru, mida inimesed räägivad. Kas sul eestikeelset teolist on ka või? Eesti keeles, see on eesti keeles. See on Soome, jah, sul on õigus. A2 taseme eksam oli aga tahtis minule, sest ma tahtsin end proovile panna ja olla enesekindla minu tees. Ma arvan, et A2 taseme eksam oli üsna lihtne. Ma vajasin ainult minu ideekaardi ja eksami alguses kõik reeglid olid selgitatud väga hästi. Minule kuulamine osa oli kõige raskem, sest mõned dialoogid olid liiga kiired minule. Minu lemmik olid räägimine osa, võib-olla sellepärast, et kreeklased räägivad nii palju. Minu tantsukursus on eesti keeles ka ja ma pean saama aru, mida minu õpetaja ütleb ja mis sammud ma pean tegema. Ja see on väga naljakas. Eesti keele oskus A2 tasemel tähendab toimetulekut igapäevases lihtsamas suhtluses. Eksam hindab 4 osaoskust. Kirjutamist, kuuldumõistmist, loetumõistmist ning rääkimist. Eksam algab 1 tund ja 50 minutit kestva kirjaliku osaga. Ühe paari suuline osa kestab 15 minutit. A2 tasemel eesti keele oskus on kohustuslik ametiasutuse tehnilistele ja abitöötajatele, veduri- ja rongijuhtidele, valvetöötajatele, piletikontrolöridele, riide- ja uksehoidjatele ning kulleritele. Eksamit ei pea kartma, sest see oli üsna lihtne ja väga hea kogemus. Minu nõu oleks proovi rääkida eesti keeles iga päev ja igal pool, ma tea, näiteks kohvikus, poes, restoranis ja praktika on kõige olulisem.